Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti Kardispordiliit alustab Eesti meistrivõistlustega just Rapla rajal. Eesti meistrivõistlused koosnevad 8 etapist, mis sõidetakse 4 ringrajal. Lisaks varasematel on lisandunud 2 uut võistlusklassi, ikka selleks, et meie sõitjad saaksid lihtsamini välisvõistlustel osaleda ja külalised omakorda Eesti meistrivõistlustel startida. Eesti Kardiliidu üks juhte, omaaegne kardispordi tipp ja hilisem autoringrajas Indrek Sepp on veendunud, et just uuendused toovad meile tugevaid väliskülalisi. Me oleme suure töö ära teinud selles suhtes, et me oleme populariseerinud kardisporti olulisel määral ja kõige ilmekam näide on see, et me oleme tulemas linnadesse vaatajale kardispordiga lähemale. Ja see, et kardisport on populariseerinud, näitab ka osavõtjate arv, nii et osavõtjaid on tänaseks 3 jagu rohkem, kui seda on olnud eelneval aastal samal avaetapil. Ja eriti head meelt teevad külalised meil Venemaalt, Loode-Venemaalt ja Valgevenest, nii et üle 20 kardisportlase on tulnud meie siia Eesti meistrivõistlusi sõitma. Ühtekokku lõid Rapla rajal kaasa 7 riigi ligi 100 kiiruse kummardajat. Seda on veerandi võrra rohkem kui eelmise aasta esimesel etapil. Võistlejate arvu suurenemine näitab selgelt, et osalejad on rahul sellega, kuidas Eestis võistlusi korraldatakse. Kõige kiiremas TD2 Masters ja KZ ühises finaalis asus starti lausa 28 võistlejat. Stardi võitis parimalt kohalt alustanud rahvusvaheliselt tuntud kiire lätlane Haralds Karkaklis, kuid võistluse lõpus külalise tempo rauges ning mõned ringid enne lõppu suutis temast mööduda Mario Haugas. Seda positsiooni hoidis Haugas võistluse lõpuni, võites ühtlasi TD2 klassi esikoha. Üsna ootamatult oli küll sellepärast, et meil ei olnud üldse kindelgi, et kas me suudame terve hooaja ära sõita, sest meil pole eelarvet tegelikult koos. Ja me tulimegi siia, et me tahtsime testida ennast ja vaadata, kuidas kõik läheb. Läks suurepäraselt, ütleme. Teiseks jäi Karkaklis. 3. suutis tõusta eelmise aasta Eesti meister Georg Vann. Kõik kes üles alla, aga asi lõppes enam hästi. Vaatamata rasketele hetkedele ja ärevatele hetkedele lõppes asi 3. kohaga, mis pole üldse paha ja see saigi eesmärgiks seatud. Nende järel finišeerusid veel 3 eestlast Antti Rammo, Fred Alliksaar ja Mario Vendla, vastavalt 4., 5. ja 6. kohal. Rotax Masters klassi võitis Priit Sei, KZ2 klassist tuli võitjaks Mihkel Maltna, kelle nimele jäi päeva kiirem ringiaeg 42,010 sekundit. Väga vihane heitlus toimus veel Raket ja KZ6 ühises finaalis. Eelfinaali põhjal moodustunud stardirivi esi8 kuulus eestlastele, kuid finaalis ei suutnud eelfinaali kiirem Kaspar Korjus ja 3. Martin Leotoots oma lootusi täita. Finaali võitis stabiilsust täidanud Ilja Martin Udre, teisele kohale tõusis Ragnar Veerus ja 3. koha hõivas Georg Kõss. Poodiumilt jäid esimestena välja Kaspar Korjus ning 5. ja 6. kohal finišeerinud Paul August Lääne ja Martin Leotoots. KF6 klassi võitis venelane Nikita Griškevits, kes on Eesti võistluslisentsiga sõitva Premilux meeskonna liige. Tänavusel hooajal tehaksegi kaasa Eesti ja Balti meistrivõistlustel. Rotax Maxi suveräänse liidrina jätkab endiselt Aavo Talvar, kes võitis nii eelfinaali kui finaali ning tema nimele jäid ka mõlema võistluse kiiremad ringiajad. 2. ja 3. koha said Mart Soo ja Sten Dorian Piirimägi. Rotax Juniori finaali võitis parimalt stardikohalt alustanud Remo Rahula, teisena finišeeris teisel stardiluudult alustanud Ralf Aaron, kes endale nime juba ka Euroopas teinud, ja 3. Jan-Erik Meiku. 13. stardikohalt alustanud Jan-Markus Kõõra suutis finaalis tõusta 4. kohale. Rotax Juniori ainuke naispiloot Siret Räämet, kes eelfinaalis oli 3., suruti finaalis lõpuks 5. Mikro 60 klassi finaali võitis Karl-Kennet Neuhaus, kes suutis eestada 2 idanaabrit. Mikroklassi võitleks Max Piranenile ja 2. koha sai Robin Särg. Algaval hooajal ongi eesmärgiks võetud juurutada 2 uut võistlusklassi, Mikro 60 ja KF6. Avaetap näitas, et uued klassid on hästi vastu võetud. Mikro 60 klassis oli startijad rohkem kui loodetud ning KF6 tegi elu esimese võistlustardi just see Nikita Griškevits Premiluxi meeskonnast
kes ühistardis rakettklassiga tõusis 13. stardipositsioonid esikolmikusse. Rotax Minimax klassis oli kiiremas Karl Leesmaa, kes suutis finaalis napilt edestada 2 lätlast. Kõige nooremate kadettklassi poiste võidusõitu võitis Christopher Reintam, teine oli Karl-Markus Sei. Eelfinaali teisena lõpetanud Rimmo Kadapik pidi aga tiheda võistlusjärel leppima 7. kohaga. Järgmine suurem kardivõistlus Eestis toimub 26. mail Haapsalus Rannarootsi kaubanduskeskuse parklas, kus toimub Rannarootsi Grand Prix. Raha 24 kardispordi Eesti meistrivõistluste teine etapp toimub aga 1.–2. juunil Aravete ringrajal. Kosekrossi rajal toimunud Eesti meistrivõistluste avaetapp tõi kõikides klassides kohale 230 võistlejat. Selle hooaja suurim muudatus, meistrivõistluste etapid on ühepäevalised, tõi kaasa elama viimaste aastate suurima publiku. Päev varem sadanud vihm muutis kogu vaatemängu tolmuvabaks ja seda nautisid nii sõitjad kui pealtvaatajad, kelle hulgas oli meeldivalt palju endiseid tipptegijaid, samuti praeguse funktsionääre. Ma arvan, et üle mitme aasta eestikatel üks võimsamaid rivisid. Et kindlasti tuleb huvitav sõit. Juba noorte 85 kubiklust eelboksis oli tunda elevust, kumb 2 kiirest poisist, kas Jan Jakobson või Karl-Robert Reinike, mõlemad ka Euroopas kiirust näidanud poisid kodus võidu võtavad. Seda tahtsid teada saada nii Lembit Eesru kui Mart Lajal. Ajasõidu parim oli Jan Jakobson, kes oli ka suurepärane startija, reibides kohe otsustavalt ette, aga kahjuks tulid sisse sõiduvead. Esimeses stardis koguni viimasel ringil tuli läbi elada korralik kukkumine ja nii sai mõlemas sõidus esikoha Karl-Robert Reinike. Jan Jakobsoni lohutuseks sai teises sõidus koguni 1,4 sekundi võrra parim ringiaeg. Kolmandad kohad jagasid omavahel vennad Talvikud, avasõidus Tamur ja teises sõidus Henrik. Väga põnev, et see uus formaat minu meelest kõrvaltvaatajana küll, et töötab väga hästi. Et ma arvan, et siin, kui hooaeg edasi läheb, siis on väga põnevaid sõite veel edasi oodata. Ka miniklassis mängitakse tänavu välja Eesti meistritiitel. Avaetapp Kosel tegi ajalugu. Joonele tuli üle 100 võistleja. Favoriit oli ajasõidu parim Henri Remma. Koos meestega läksid rajale ka 4 naist, kellest Kristel Raba sõitis kindlalt esimese poole sisse. Sellise massi start oli omaette vaatepilt ja suhteliselt tibe stardisirge väikestele tsiklitele probleemiks siiski ei olnud. Esimeses sõidus üllatas algul Oliver Pajuri, seejärel Joonas Hein, aga lõpuks võttis mõlemas sõidus esikohad ikkagi Henri Remma, kes pingutas just täpselt nii palju, kui võiduks vaja. MX1 ja MX2 stardi eel oli tunda pinget. Oma sõpru oli tulnud toetama Kardo Ploomipuu paralümpiamängude pronksmedali mees ujumises. Ajasõidu parim Indrek Mägi sai esimesena kohta valida. Milline oli see õige? Vaatasingi natuke niisuguse kõvema koha, et ma loodan, et sellest on hea. Favoriit oli loomulikult Priit Rätsep, kelle haige jalg ei luba küll korralikult käia, samas ei sega sõitmist. Jalg on 100%, võib öelda, mitte 100, vaid 90%, et paremal poole kurvid on vähe halvad, et natuke tahan hoida ikkagi. Aga ütleme nii, et ma saan sõita ilusti. Rahulikult ootsid boksis Ranna Ruusna, Andre Park ja Erki Kahro. Pärast pikka pausi oli taas rajale naasnud Edik Kuusk. Viimasel hetkel tõmbas kiivri vähe Juss Laanso. Viimane aeg oli nüüd teha panuseid võitjale. Jälgid sa kvalifikatsiooni ka, et annab see mingi pildi ka? Kvalifikatsioon on üks asi, teine asi on see, kuidas start õnnestub kellegile, et kvalifikatsioon näitab lihtsalt hetke kiirust, aga mis sõidus juhtub, seda ei oska kunagi ette arvata. Sa oled ju praegu tava pealt vaata, nii kelle peale paneksid raha? Ikka KTM-ide peale. Suur osa publikust oli kogunenud stardisirge lõppu ja tuleb kohe öelda, oli mida vaadata. Kiirus oli suur, toimusid ka väikesed rüselemised, aga see kõik käis asja juurde. Väga hea stardi sai Edik Kuusk, aga Priit Rätsepa kiirus oli avasõidus muljet avaldav. Vaid Juss Laanso oli alguses veidikene takerdunud. Start läks natuke aia taha seal, väike rüselust tekkis ja ma ei saanud kõige paremini minema ka, jäin sinna teiste taha toppama vähe ja keeruline sõita, sest et nende MX2 kuttidega koos, eks ole, et peab nagu MX1 neid punkte lugema, et ma nii tippvormis enam pole tänu oma paukudele, et tahaks nüüd kõikidest mööda minna vaata, et selles suhtes, et ma pidin just Indrek Mägi siin järgima, et saaks temaga rahulikult võidu sõita ja
ja nii edasi, et sellest läks kõik korda. Sitkelt pidas nooremate rünnakutele vastu Erik Kuusk, kes sõitis koos Indrek Mägiga 3.-4. ringi aega. Neist igal ringil oli paar sekundit kiiremad aga Rätsep ja Laanso, kes sõitsid erinevates klassides. Avasõidus jäi 15 sekundiga peale Priit Rätsep. Sõit oli päris raske, et nii palju ma tegin lihtsamaks olukorra, et ma sain stardist ees minema. Ja siis ma esimesed ringid üritasin võimalikult suurt hoogu aretada, et ma teadsin, et tegelikult kui ma 2 nädalat midagi teinud ei ole, et siis on natukene raske alguses sõita. See oli ka, et keres oli ikka tunda, et midagi on. Kuidas rada võrreldes Euroopa rajaga on? No, ütleme, see Kose rada on alati olnud niisugune teistsugune. Siin on hästi palju kive ja hästi palju nüüte jälge, et sellepärast oli ka hea, et ma sain stardist ees minema. Isegi ringiga saajatega oli vähe raskes, et nendest mööda saada. Kuidas sa Priidu kiirust hindad? Priit on juba kiire olnud mitu aastat ja selles suhtes, et mis siin hinnata, eks tulemused räägivad ju enda eest, et siin Priit sõidab ilusti juba mitu aastat, et siin ei ole midagi, tubli poiss. Mõlemad mehed olid oma klassi võitjad, MX2-s olid esikolmikus veel Erki Kaaro ja Andre Park, MX1-s aga Indrek Mägi ja Heido Avang. Kuidas see tase nüüd võrreldes MM-iga? Väga jäänne võrreldagi, et MM-il on raske peale saada, sinna et saad poodiumil isegi. Et jah, MM-il on ikka tase teine. Kuidas sa enda sõidu kokku võtaksid? Ja start oli ja sain kiiretega algus ees minema, mis oligi nagu mul plaanis. Et MX2 vennad hoiavad vähe teisi vendasid kinni ja saan rahulikult enda tempoga sõita ja nii ta läks. Et vaatasin küll alguses, et Eits läheb eest ära, aga lõpuks vaatasin, et tuleb selge ees vastu, siis jäin kindlaks ja sõitsin mööda lihtsalt. Teist sõitu valitses aga täielikult Juss Laanso, kes sai kehvalt alustanud Rätsepa ees koguni 35-sekundilise revanši. 2 sõidu kokkuvõttes oli MX2 esikolmik Rätsep, Kaaro Park, MX1-s Laanso, Mägi, Havang. Kuidas see Eesti tase praegu on? Sinu arvates on päris pikka aega sõitnud? Ei, no Eesti tase on nii nagu ta on, et siin on noored tulevad peale, kiired kutid, see on ju normaalne ja loogiline, et selles suhtes, et see on elu ja seda on hea vaadata, et kõigile edu ja et kõik terved püsüksid, et ärge tulge minu jälgides. Juunioride klassis oli teistest võimsalt üle Rain Koh, kelle ringiajad olid võrreldavad meeste 5.-6. koha aegadega. Seenioride klassi mõlemad stardid võitis Reijo Engman. Quadreiserite esimeses sõidus domineeris algul Priit Järvlo, kelle start tehniliste probleemide tõttu pooleli jäi ja teises sõidus ta üldse rajale ei pääsenud. Mõlemad sõidud võitis lõpuks Andro Halliko, 2. ja 3. koha pärast jagasid omavahel maid Kaspar Kangur ja Sten Jupasevski. 2. sõidu kõrgem koht andis kokkuvõttes eelise Stenile. Külgvankrite eelboksis ootas stardijärge koguni 25 paari, favoriidiks loomulikult Hollandi-Läti segapaar Paks Tuupelis, hetke maailmameistrivõistluste teised mehed. Ajasõidus oli nende ülekaal 1 ringi võrdluses koguni 6 sekundit seda valitseva Eesti meisterpaari Variku Kõivu ees. Start oli selles klassis loomulikult publiku maiuspala ja üllatuslikult haarsid algul juhtpositsiooni vennad Radionovid Venemaalt. Kohe sõidu algul pidid katkestama Reesna Talf. Avasõidus võitsid Paks Tuupelis kindla eduga esikoha, kuid teises stardis pidid nad tehniliste probleemide tõttu hoopis katkestama. Kose automotoklubi rõõmuks sai stabiilse 2. ja 3. kohaga etapivõidu Marko ja Marek Miin. Teised olid Varik Kõiv, jättes Rodionovit 3. Eesti meistrivõistluste teine etapp sõidetakse 26. mail Nuias. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.